Aga rikas mees ja Lazarus, kas siin pole mitte probleemi? Kuna Paulus teadis, et osa neist oli sadusere ja teine osa varisere, siis ta hüüdis suurkohtus: mehed vennad, ma olen variser, variseri poeg. Minu üle mõistetakse kohut lootuse ja surnute ülestõusmise pärast. Asi oli selles, et variserid uskusid ülestõusmist. Saduserid uskusid seda, mida kristlased usuvad täna. Aleksandria haridus. Väga huvitav. Saduserid said oma hariduse Aleksandriast. Neil olid paganlikud vaated, et surres läheb su hing põrgusse või taevasse. Kuid variserid uskusid seda, mida Piibel ütleb. Nende vaated olid piibellikud. Ja Paulus ütles, ma olen variser, ja ta teadis, et ta tekitab sellega suure segaduse. Aga niipea, kui ta seda oli öelnud, tõusis variseride ja saduseride vahel tüli ja koosolek jagunes kaheks. Sest saduserid ütlevad, et ülestõusmist ja ingleid ja vaime ei olevatki. Variserid tunnistavad aga neid kõiki. Siin näeme õpetust Pauluse ajal, mis eksisteerib maailmas ka täna. Ka siis oli probleemiks sama küsimus. Ja kui Jeesus oli vastamisi saduseridega, siis oli ta ka vastamisi nende õpetusega. Ning ta seisis neile vastu sirge seljaga. Apostlite 4, salmid 1-3. Sel ajal, kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja templipealik ja saduserid. Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist ülestõusmist Jeesuses. Ja ma ütlen teile, et tänapäeva sadusere ärritab väga ka see jutlus siin täna õhtul. Sest see on vastuolus kõigega, mida nad usuvad. Kas pole? Ja sama oli siis. Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimajja, sest oli juba õhtu. Seega nad koristati ära, arreteeriti. Apostlite tegude 4, salmid 1-3. Sa ei tohi jutlustada, et on surm ja ülestõusmine ning et surma tagajärjed on igavesed, sest see puudutab meie surematust ja jumalikust. Kuidas me julgeme? Vaatame nüüd seda tähendamissõna. Aga üks vaene, Lazarus nimi, oli maast tema värava ees, täis paiseid, ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Kelle teoloogia see on? Kas variseride või saduseride? See on saduseride oma. Sest nemad uskusid, et kui oled Abrahami soost, siis lähed otse tema sülle ja istud taevas, lebad luksuses igavesti. Sarnased õpetused eksisteerivad ka täna. Sa lähed taevasse, kui sa oled moslem, siis lähed 7. taevasse, kui oled mormoon, siis lõbustavad sind kaunid taevased olevused, kuni sa seal oled. Samasugused õpetused eksisteerivad ka täna. Aga keda esindab Lazarus? Lazarus ei esinda kedagi muud kui neid, kes olid rikka mehe lauast välja arvatud. Kes olid rikkad päästet puudutavate teadmiste mõistes? Juudid. Pääste tuli juutidelt ja siin olid kõik need paganad, kes olid välja arvatud. Ja neid kutsuti muide koerteks. Lazarus esindab seega neid, kes olid väljaspool Abrahami usku, kes olid värava ees maas paiseid täis, kaetud patu tagajärgedega ja lootsid oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis kukkusid Iisraeli laualt. Kas või natukene, aga nood olid nii uhked. Neid päästis nende päritolu. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Kuhu oleks Lazarus nende teoloogia kohaselt pidanud minema? Ta oleks pidanud minema otse põrgusse, sest ta polnud Abrahami sugu. Ja kuhu oleks saduseride õpetuse kohaselt pidanud minema rikas mees? Abrahami sülle. Ja nüüd tuleb Jeesus ja pöörab nende teoloogia pea peale. Siis sündis, et vaene mees suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Nende silmad läksid suureks. Mida?
aga ka rikas suri ja maeti maha. Nemad õpetasid, et kui olid rikas, siis oli see Jumala õnnistus ja kui olid vaene, olid neetud. Jumal ei hoolinud sinust, sellepärast olidki vaene. Nii et ta pöörab nende õpetuse pea peale ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles. Kellel oli põrgu ja taeva õpetus? Saduseridel. Ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust temas üles. Ja ta hüüdis, isa Abraham, halasta minu peale. Andke andeks. Kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Sa ei tohi kedagi kutsuda isaks peale isa, kes on taevas. Kes praktiseerisid esivanemate kummardamist? Saduserid. Nende päritolu oli neile tähtsam kui miski muu. See oli nende päästevõti. Ja siin paluvad nad Jumala asemel Abrahami. Kas see on piibellik? Jah või ei? Muidugi mitte. Seega millega on meil tegemist? See on allegooria. Jeesus jutustab lugu. Otse öeldes pole see isegi tähendamissõna. Ta näitab nende teoloogiat pea peale pöörates, kui naeruväärne see on. Ja ta hüüdis, isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps. Tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ta pöörab nende õpetuse täiesti pea peale. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik. Et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa. Ega tulda ka sealt meie juurde. See oli nende doktriin siis. Ja selle sama kuristiku leiate tänapäeval kõigist doktriinidest. Aga tema ütles, ma palun sind siis, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isa kotta. See on Jumala teotus. Surnute poole ei palvetata. Sest mul on 5 venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei sattuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid. Kuulaku nad neid. Kuhu ta nad juhatab? Piibli juurde. Minge ja lugege oma piibleid, ütleb ta neile. Aga kuulake seda. Ent tema ütles, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Muide, kas Laatsarus tõusis surnuist? Jaa. Kas tema tunnistus veenis neid? Ei, nad võtsid hoopis nõuks ta ära tappa. Ja seda lugu kasutatakse põrgu toetuseks. Igavest elu puudutavad otsused tuleb teha siin elus. Teist võimalust pärast surma ei tule. Inimesele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus. Teise võimaluse evangeelium. Näitasin teile seda just afrikaanikeelsest piiblist. Milline hädine tõlge see on? Äkitselt on olemas teise võimaluse evangeelium. Nad on saduserid. Rikka mehe palve oli Jumala asemel suunatud Abrahamile. Suhte asemel Jumalaga lootis ta Abrahamist põlvnemisele. Samal ajal oli Abrahami ja tema vahele seatud suur kuristik. Kontrastina väljendas röövel ristil siirast süümepiina ja patukahetsust ning sai õigeks mõistetud ja tröstitud. Kuigi Laatsarus tuli surnuist tagasi ja tunnistas, et Jeesus oli ülestõusmine ja elu, ei uskunud juudid teda, vaid üritasid teda tappa, et ta tunnistus vaigistada. Seega see lugu ei toeta põrgu doktriini. Vastupidi, see mõistab selle hukka. Nii oskab issand küll jumalakartlikke kiusatusest välja kiskuda, ülekohtus ja ka nuhtlemiseks kinni pidada kohtupäevani. 2 Peetruse 2:9. Need saavad karistuseks igavese hävingu eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. 2 Thessaloniklastele 1:9. Karistus on ärakaotamine. Seega mitu võimalust on mul Jumalaga asjade korda seadmiseks? 1. Millal pean ma otsustama? Praegu. Ja see on väga tõsine asi. Maailmas levinud doktriinid, isegi need, mis räägivad surematusest põrgus, julgustavad neid, kes tahavad jätkata üleastumises.
Kui palju olete kuulnud inimesi nalja tegemas, homme mängime seal kaarte või teeme seda või teist? See doktriin on ohtlik ja see on seotud teise võimaluse teoloogiaga. Mis juhtub saatanaga? Ma hävitan su kaitse keerub, sellepärast ma lasen su keskel puhkeda tule, see neelab sinu. Ma teen su maa peale tuhaks kõigi silme ees, kes sind näevad. Ja sind ei ole enam iialgi. Enam selgemalt ei saa öelda. Ezekieli 28, salmid 16, 18, 19. Isegi mitte kurat ei põle igavesti, ta kaob. Uues maailmas ei ole midagi, mis meenutaks pattu ja pisaraid. See kaob igaveseks. Maad ja tema tegusid ei leita enam. 2. Peetruse 3:10. See reostatud atmosfäär ja see risustatud planeet põlevad ära. Ütle neile, nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema Iisraeli sugu? Ezekieli 33. Sest mul ei ole head meelt surja surmast, ütleb Issand Jumal. Seepärast pöörduge ja elage. See otsus tuleb teha täna. Täna, kui kuulete tema häält.